Kiitus Issandale. Kiitus Issandale ilusa kevade eest. Head emakeelepäeva kõigile. Kas te teadsite, et 14. märts on emakeelepäev? Jaa, see on üks ilus päev. Et me saame koos mõelda oma keelele, kaunile eesti keelele, mis ühe rahvalegendi järgi sai kõige kaunima keele vääriliseks teiste keelte seas, aga see on üks legendidest, no las ta olla. Ehk siis me tähistame täna eesti keele ilu, oma keele ilu ja emakeelepäevaks kuulutati see sellepärast, et kas keegi teab, kes on Kristjan Jaak Peterson? See oli üks, isegi oled kuulnud, ja kool on ka tema nimeline ja et tema oli üks luuletajate seast 19. sajandil ja tema ütles väga kaunid sõnad, milleni me ka varsti jõuame, aga peale selle, et me tähistame emakeelepäeva täna, me peaksime alati küsima enda käest, kuidas me oma keelt kasutame. Räägime täna oma keelest ja oma keelekasutusest, kuidas me kasutame seda kõnevõimet, mille Jumal on meile usaldanud. Pealkirjaks panin taevani tõusev keel, enamat kui emakeel. Ehk siis räägime keelest. Ja teadlased ütlevad meile, et me räägime ikka päris palju. Kui ma vaatan neid numbreid, mis kuskilt tulid, siis inimene avab keskmiselt oma suu 700 korda päevas. Kujutad ette, keskmiselt. Ja selle 700 korra ajal vabastab inimene umbes 18 000 sõna. Inimene avab oma suu 700 korda päevas, selle 700 korra jooksul tuleb välja 18 000 sõna. Kokkuvõtteks võiks see olla siis nagu 54 trükitud lehekülge päevas. Ja kui mõelda aasta peale, kui sa räägid niimoodi päevas 54 trükitud lehekülge, 18 000 sõna, siis see võiks olla umbes 66 raamatut aastas ja igas raamatus oleks siis umbes 800 lehekülge. Need numbrid tulid inglise keele põhjal küll. Inglise keeles on natukene rohkem sõnu, sellepärast seal on eessõnad ja tagasõnad ja nii edasi. Aga eesti keeles on aga võtame keskmiseks siis, et me räägime päris palju ikka. Kui aastas saab täita 66 raamatut, milles iga ühes on umbes 800 lehekülge, siis on päris palju. Kas sa tead, kus on veel 66 raamatut? Piiblis. Piiblis on 66 raamatut kokku. Ja kui sa mõtled, et kui sa räägiksid Jumala sõnu kogu aeg, Jumala sõnu, räägiksid ülesehitavaid sõnu, siis sellega sa kirjutaksid aastas oma piibli. Tähendab, mitte oma piibli, vaid kui sa räägid Jumala sõna, siis põhimõtteliselt räägiksid seda päris palju, kui sa võtad keskmise, 700 korda avad suu päevas, 18 000 sõna tuleb sealt. Ehk siis meie sõnad peaksid olema ülesehitavad. Meie sõnad peaksid olema täis head sõnumit, evangeeliumi. Nüüd küsi enda käest, missugused on sinu sõnad? Kas need on hea sõnumi sõnad? Või need on hoopis nutulaulud? Piiblis on nutulaulud ka kusjuures olemas. Aga küsi enda käest, mida sa räägid? Mida sa iga päev suust välja ütled? Jeesus ütles Matteuse 12:37. Sest su sõnadest arvatakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind hukka. Jeesus ütles seda, et meie sõnadest arvatakse meid õigeks ja meie sõnadest samamoodi võidakse meid hukka mõista. Et täna eestikeelne maailm võib-olla tähistab seda, et meil on kaunis keel, et meil on
omamoodi grammatika, mis on teiste jaoks keeruline ja nii edasi, kirjutatakse etteütlust ja paljud osalevad selles ka. Aga meie siin ei räägi grammatikast. Grammatika on omal kohal. Aga meie siin räägime sellest, kuidas me majandame seda keelt, mis on meile antud. See on tegelikult üks väelisemaid tööriistu, mille Jumal on meie kätte usaldanud. Kujutad ette? Ja Jumal on andnud meile vabaduse. Vabaduse mõelda, rääkida ja tegutseda. Jumal ei sea meile otseselt piiranguid, me ei ole robotid, eks ju, me oleme vaba tahtega inimesed, sellepärast me mõtleme, räägime, tegutseme vabalt. Meil on vabadus valida. Aga samas on Jumala sõnas väga palju juhiseid selle kohta, kuidas me peaksime siis oma keelt kasutama. Aga see on meie valik, kuidas me seda teeme. Näiteks Piibel otsesõna ütleb ka seda. Meie tõlkes küll vaatame õpetussõnad 18.21 kõigepealt, nii nagu ta eesti keeles on, meie Piiblis, jah. Ütleb, surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Nii et siis, mis asi on meie keele võimuses? Surm ja elu on sinu keele võimuses, see peaks tekitama nagu vau-efekti. Surm ja elu on minu keele võimuses ja üks, kes seda armastab, saab süüa selle vilja, ütleb meie tõlge siin. Aga siis on veel üks tõlge, mida nimetatakse message Bible, ehk siis sõnumi piibel. Ja see ütleb niimoodi selle salmi. Sõnad tapavad, sõnad annavad elu. Need on kas mürk või vili. Sina valid. Sina valid. Ma ütlen veel kord, sõnad tapavad või sõnad annavad elu, need on kas mürk või vili, sina valid. Meie kätes on see, mida me räägime. Keegi ei pane meile sõnu suhu otseselt. Ka siis, kui püha vaim õhutab midagi ütlema, siis me ise peame suu avama ja ütlema kõigepealt. Püha vaim ei sunni meid suud avama, eks ju. Ta paneb meile südamesse, mida me võiks välja öelda, aga kui näiteks püha vaim ei toonud mind siia lava peale, ei tõuganud mind sealt tooli peale, mina tulin, sest ma kuuletusin Jumalale. On ju, samamoodi meie peame siis oma suu avama ja rääkima õigeid asju. Eesti keele ajalugu on üks väga keeruline ajalugu. Oli aeg, kus sellised haritud inimesed, ütleme eurooplased siis Euroopas, kes sattusid siia Eestimaale ja kuulsid seda talupoja keelt, siis nemad pidasid seda keelt väga selliseks, mis ma panin siia, väga rohmakaks, tahumatuks keeleks, väga lihtsaks keeleks võib-olla, lihtsakoeliseks, lihtsameelseks, pidasid seda isegi nagu orjalikuks keeleks. Sest et eestlased olid ju orjapõlves, eks ole, ja eestlased harjusid ka sellega ära ja siis see võib-olla mõjutas ka nende keelt. Ja siis arvati, need õpetlased ja haritlased, kes iganes siia sattusid, nemad arvasid, et seda keelt ei saa kasutada kõrgeteks asjadeks või sügavateks asjadeks, sügavaks teoloogiaks või kunstiks või mis iganes luuleks. Ehk siis nemad, need haritlased ja õpetased, kes siin olid ja seda keelt niimoodi kirjeldasid, et nemad tegelikult süstisid mürki rahva sisse niimoodi öeldes, et teie keel ei kõlba kuskile, te olete mingisugused madalad talupojad, mis teist ikka võtta on. Aga siis tõusid esile luuletajad Eestimaal. Ja üks nendest oli Kristjan Jaak Peterson, kes ütles prohvetlikult tegelikult välja, kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Ehk siis, et mis seda ei piira mitte miski, see võib taevani tõusta, see võib laulutuules minna. Ja eestlased on ju laulurahvas, eks ole. Tema sõnad olid justkui nagu prohvetlikud.
Kuigi haritlased, õpetlased siin, kes siia kogunesid, võib-olla ütlesid, et eesti keel on liiga lihtne või liiga talupojalik või mis iganes, siis Kristjan Jaak Peterson pluss veel teisedki luuletajad rääkisid tegelikult viljakaid sõnu ja need muutsid kogu rahvast. Nüüd küsimus meile siin on see, et kas me räägime oma ellu piiranguid, nagu rääkisid need haritlased, et teie keel ei kõlba kuskile, kas me räägime umbes sama, et minu elu ei kõlba kuskile või ma ei saa millegagi hakkama, kas me räägime neid piiranguid oma laste üle, oma finantside üle, oma tervise üle, et mul on ikka igal hommikul tõusen ja selg on ikka kange ja kuidas sa räägid endale, mida sa räägid endale või sa räägid endale igavikulisi asju, mis tulevad Jumala sõnast. Sest et piiblis me näeme, kuivõrd väeline võib olla inimese keel. Piiblis me näeme palju nimesid, eks ju, ja piiblis on igal nimel oma tähendus. Üks nendest, mis ma näiteks võin tuua siin, on Jaakob. Kui sa mäletad, Iisaki poeg Jaakob. Et talle pandi selline nimi, on ju. Nimi on miski, mida korratakse kogu aeg. Kui inimest kutsutakse, kui tema poole pöördutakse, siis öeldakse tema nimi. See kordub kogu aeg. Nüüd Jaakobi nimi tähendas petist või kohahõivajat. Põhimõtteliselt öeldi, et petis, tule hommikust sööma. Kohahõivaja, õhtusöök on valmis. Ja nagu aasta-aastalt, iga kord, kui teda hüüti Jaakobiks, keegi hüüdis teda, siis tegelikult sellega tilgutati talle mürki hinge sisse, südamesse. Selline nime tähendus, eks ju, et sellega tilgutati mürki tema identiteedi sisse. See nimi tegelikult defineeris teda tema vigade ümber, et jah, ta tõesti tegi selliseid petturlikke käike, võiks öelda. Me teame tema lugu, eks ole, et siin on see stseen, kus ta tegelikult põhimõtteliselt laseb oma kaksikvennal Eesavil müüa endale oma eessünni õigus siis, jah. Lihtsalt mingisuguse, mis ta on siis, supi eest, jah, leeme eest. Nii, et tal olid igasugused skeemid, sest teda kutsuti petjaks kogu aeg. Mis arvad, mis see inimeses üles ehitab, kui seda kogu aeg petjaks kutsud? Siis tulidki sellised asjad. Aga siis ühel hetkel, kui ta oli oma kodust lahkunud juba, tegelikult oli tagasi teel Laabani juurest. Ühel hetkel kohtas Jumal teda. Ta kohtus Jumalaga ja seal toimus tema vaimne ja ka lingvistiline ehk siis keeleline muutus. Sest nagu me mäletame, Jaakob võitles, pane see teine pilt sealt, järgmine, võitles Jumala ingliga ja ütles, et õnnista mind, ma ei lase sinust lahti enne, kui sa mind õnnistad, on ju. Selline oli see lugu, eks ju. Ja nad võitlesid seal põhimõtteliselt hommikuni välja ja siis Jumala ingel ütleb, et tead, koidab juba, mul ei ole aega siin sinuga võidelda niimoodi. Ja Jumal õnnistas Jaakobit tegelikult. Peale selle, et ta natukene nihutas Jaakobi puusa selleks, et inimene rahule jääks ja jätaks selle asja sinna paika. Aga ta sai oma õnnistuse. Et Jumal andis talle tegelikult ka sõna elu jaoks. Ta muutis Jaakobi nime sel hetkel tegelikult. Ei olnud enam Jaakob petis, ei kutsutud enam petiseks, vaid teda hüüti Jumalaga võitlejaks Iisrael. Iisrael tähendab Jumalaga võitleja või siis seda ka, et Jumal võidab. Selle võitluse Jaakobi ja Jumala ingli vahel võitis Jumal tegelikult. Ehk siis sellest hetkest peale ei olnud Jaakob enam petis. Ta ei olnud enam kohahõivaja, vaid temast sai Jumalaga võitleja, selleks hakati teda kutsuma Iisrael. Ehk siis ei olnud tema nimes enam seda häbi, vaid see nimi Iisrael kandis endas nagu aktiivset osalust. Et Jaakob ikka nagu päriselt ka võitles Jumalaga, ta oli aktiivna seal. On ju?
et see kannab endas aktiivset osalust. Nüüd meie küsime enda käest täna sellel emakeelepäeval, kuidas me ennast hüüame. Kas me tuletame meelde, kuidas võib-olla lapsepõlves on keegi meile öelnud, et ikka sa ei kõlba ikka kuskile või sa oled liiga see ja liiga too. Või siis me räägime seda, mida Jumal räägib meie kohta. Me räägime seda, mida Jumal räägib meie olemuse kohta. Sest et see, mida me räägime, meie sõnad tegelikult mõjutavad meie eluea pikkust, meie füüsilist tervist. See kõik on omavahel seotud, meie kõne ja meie füüsiline tervis on omavahel seotud. Sa ütled, tõesta mulle. Avame psalmid 34, psalmid 13 ja 14. Psalm 34, 13, 14 ütleb nii. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Need 2 salmi on seotud. Vahest need eraldatakse, umbes, et lihtsalt hoia oma keelt ja huuli pettust rääkimast, eks ju. Tegelikult vaata konteksti. Vaata konteksti. Et kes aga oled, kes hea meelega elaksid? Me kõik elaksime hea meelega pikka elu, on ju? On siin kedagi, kes ei taha elada pikka elu ja head elu? Eks ju? Siis selleks, vaata, need 2 salmi räägivad seda, selleks, et sa elaksid head elu ja armastaksid oma elupäevi, et sa näeksid head elu põlves, selleks hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Kui me hoiame oma keelt vaos, siis sellega tegelikult me nagu kasutame sellist ennetavat ravimit. Vahest määratakse profülaktilised ennetavad ravimid või ka vitamiinid iseenesest on ennetava toimega, eks ole? Meie sõnad ka on ennetava toimega, ehk siis kui me lõpetame ära igasuguse kurja rääkimise, hoiame oma huuli pettust rääkimast, siis me sellega ennetame, hoiame ära stressi ja sellise vaimse mädanemise, mis tegelikult lühendaksid muidu meie päevi. Üks asi veel siin juures, et meie teod ja meie sõnad peavad olema kooskõlas. See on üks eriti ülioluline aspekt siin juures. Sest vaata, kui sinu sõnad ja sinu teod ei ole kooskõlas ja korduvalt, sa ütled midagi, aga sa ei tee seda ja niimoodi kogu aeg, siis tegelikult see saadab sinu ajule sellise tühja signaali. See ütleb sinu ajule, et ma ütlen, aga ma niikuinii ei tee, eks ju. Näiteks, kui sa ütled, et ma ärkan homme hommikul vara üles, aga siis sa ei ärka homme hommikul, sest sul on magus uni ja sa tahad nagu ikkagi põõnata seal ja sa ei täida oma lubadust, mis sa endale andsid, siis see saadab sinu ajule tühja signaali tegelikult, et sinu sõnad ei maksa midagi. Või siis sa ütled, et ma tulen õigeks ajaks kohale, ma luban seda, aga sa ei tule, sa hilined. Siis sa saadad sellega oma ajule tühja signaali jällegi. Sa õpetad oma hinge, oma häält mitte usaldama. On ju, kui sa räägid tühja sõnu, siis sinu hing ei usalda enam sinu häält, milles on ka meelevald tegelikult, mille Jumal on meile andnud. Kui meie sõnad ja teod nõustuvad, ehk siis on kooskõlas, siis meil on meelevald oma elu üle. Jumal on andnud meile meelevalla. Jeesus ütles, et kasutage seda meelevalda. Ma olen andnud teile meelevalla kõige üle. Kasutage seda. Siis me peaksime seda kasutama nii, nagu Jumal on ette seadnud meile. Me saame rääkida elusõnu selle asemel, et rääkida, oi kui halb mul olla on. Me saame kuulutada elu
isegi surnud luudele, nagu Hesekiel seda tegi. Me saame kuulutada tervist, me saame kuulutada finantsedu, me saame kuulutada kõike head oma keelega. Väike ihuliige küll, aga päris võimas liige. On ju? Et kasutagem seda Jumala kirkuseks, sest kui meie teod ja meie sõnad ei ühti, siis me lausa õpetame endale, tead, ära võta tõsiselt neid sõnu, mis sa räägid. Ära õpeta endale selliseid asju. Sinu sõnad ja sinu teod peavad käima kooskõlas. Nii et sa võid küsida enda käest, kas minu sõnad ja teod käivad kooskõlas. Kui mitte, siis hakkame õpetama oma ajule ja minu sõnad ja teod käivad kooskõlas. Ehk siis selleks peab niimoodi ka tegutsema vastavalt. Nüüd, meie sõnade vägi on päris hästi kirjeldatud selles loos, kus Jeesus kohtub ühe pealikuga siin, Rooma sõjaväe pealikuga. Centuriooniks nimetati teda. Vaatame Matteuse 8. peatükk, salmid 5-10 ja pluss salm 13 ka. Ma loen sulle. Kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik, palus teda ning ütles, Issand, minu poiss on kodus halvatuna maas. Ta on suures valus. Ja Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks, aga sõjapealik kostis ja ütles, Issand, ma pole väärt, et sa minu katuse alla tuleksid. Ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb, sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale ütlen tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid, tõesti, ma ütlen teile, mitte ühelgi Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Ja 13 salm ütleb, ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Selline võimas näide ja eeskuju sellest, kuivõrd väelised on sõnad. See sõjaväe pealik ei öelnud Jeesusele, et tead, mul on see poiss haige seal, tule nüüd minu juurde koju, tee ta terveks. Sa pead teda puudutama kindlasti, sa pead kindlasti tema juures olema ja kindlasti seal käskima, et tervis tuleks. Aga see sõjaväe pealik ütles hoopis, et sinu sõnast piisab. Ta ütles isegi seda, et ma ei ole väärt, et sa minu katuse alla tuleksid. Ütle ainult sõna ja siis mu poiss saab terveks. See sõjaväe pealik mõistis neid vaimulikke reegleid tegelikult. Ta mõistis, mis toimub vaimses maailmas. Ta mõistis, et sõnad ei ole pelgalt mingid häälitsused, mis me välja ütleme. Need ei ole juhuslikult kokku pandud häälikud, vaid need on määrused, mida me ütleme. Absoluutselt iga lause, iga sõna, mis me suust välja ütleme, on nagu määrus. Seepärast, kui me palvetame, siis me räägime vaimse maailmaga tegelikult. See võiks meil nagu meeles olla, me võiksime seda teada, et me ei räägi kuskile tühja kohta lihtsalt, me räägime vaimse maailmaga. Ja seepärast meil on olemas meelevald, mille Jeesus meile andis ja mida me võiksime kasutada õigesti. Ehk siis see meelevald ja need meie sõnad peaksid olema kooskõlas Jumala tahtega. See peab olema kooskõlas Jumala tahtega, sest meie palve kutsub taeva liikuma. Meie palve, meie deklaratsioonid, meie määrused panevad taeva liikuma ja üks sõna Jumala käest saab parandada igasuguse tõve, igasuguse haiguse. Üks sõna Jumala käest tühistab arstide diagnoosid. Üks sõna Jumala käest parandab ja tõstab ka sinu finantsolukorda. Üks sõna Jumala käest
saab muuta mis tahes olukorra sinu elus, aga see peab käima käsikäes sinu usuga ja sinu sõnadega. Sest näiteks pääste kohta kirjutab Paulus kirjas roomlastele, sest kui oma suuga tunnistad ja oma südames usud, siis sind päästetakse. Sinu usk ja sinu sõnad käivad käsikäes. Usust veel, roomlastele 4:17. Ma panin sulle siia kogu selle kirjakoha, aga ma loen sulle selle, mis meid huvitab siin praegu, et Jumal kutsub esile olematuid asju otse kui juba olemas olevaid. Ta räägib siin Abrahamist ja sellest, et Abraham on nagu rahvaste isa ja sellest, et Jumal kutsub olematuid asju esile nagu juba olemas olevaid. Vaata, kui seda eesti keelt peeti väga tähtsusetuks, väga selliseks talupojalikuks, liiga lihtsaks, liiga robustseks keeleks, siis, nagu ma ütlesin, siis luuletajad hakkasid seda esile tõstma. Nad hakkasid nägema selle keele ilu, nad hakkasid seda kirjeldama. Meie peaksime tegema täpselt samamoodi. Me ei tohiks kirjeldada oma surnud olukorda või oma halba olukorda, et näed, mul on ikka see nii halvasti ja too nii halvasti. Räägi seda, mida Jumal räägib. Räägi seda, et Jumal tahab mind üles tõsta, Jumal tahab mind terveks teha, Jumal tahab näha mind õitsemas. Ja see sünnib, sest et minu sõnad ja minu usk, minu teod on kooskõlas, ehk siis me mitte lihtsalt ei räägi, et see juhtus ja too juhtus, vaid me hakkame profeteerima Jumala tõotusi. Jumal ütleb, et ta tahab, et me oleksime terved. Jumal ütleb, et ta tahab, et meil oleks õnnistus meie kojas. Jumal tahab meid õnnistada. Ja Piibel räägib sellest, mida me võiksime siis rääkida, mida me võiksime välja tuua oma suust. Kolossastele 3:16. Et ütleb niimoodi, et Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Mitte see, et oi, ma ikka ei saa hakkama ja ma ikka ei oska ja ma ei mäleta. Mida siin öeldud on? Kristuse sõna. Kas Kristuse sõna on, et ma ei oska, ma ei mäleta, ma ei viitsi? See ei ole Kristuse sõna. Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Nüüd, kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja kiituslauludega ja vaimulike lauludega tänumeeles lauldes issandale oma südames. See peaks tulema meie suust. Iga meie sõna peaks olema kiitus issandale. Iga meie sõna toogu au kõige kõrgemale Jumalale. Iga meie sõna austagu kuningate kuningat. Et me võib-olla oleme lihtsalt harjunud, et me ütleme mingeid teatud asju, võib-olla mingid sõnad on isegi nagu välja kujunenud, et me isegi ei märka, mida me räägime. Aga pidage meeles, iga sõna loob reaalsust sinu ümber. Iga sõna loob reaalsust sinu elus. Mida iganes sa räägid, kas sa räägid häid viljakaid sõnu või sa räägid surma oma ellu. See kõik loob reaalsust sinu elus. Nagu õpetussõnad 18:21 ütles, et surm ja elu on meie keele võimuses. Sina valid, ütles The Message Bible. Sina valid. Ehk siis meie valime, kas me räägime negatiivsust, mis omakorda loob negatiivsust, või me räägime seda, mida Jumal räägib. Kui me räägime seda südamest, mis on täis usku, siis need sõnad saavad luua edu, võitu, tervenemist ja kõike seda, mis Jumalal meie jaoks on. Need loovad positiivset reaalsust meie elus. Jah? Jaakobus räägib päris hästi keele kasutamisest ja sellest,
mida selle keelega tehakse. Vaatame Jaakobuse 3, salmid 2-5. Ta ütleb, me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu oma ihu. Kui me paneme aga hobusele suitset suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime kogu hobust. En näe, ka suuri ja rajutult aetud laevu just kui juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda aga keel, väikene ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. En näe, kui väike tuli süütab suure metsa. Nii et Jaakobus räägib siin meie keelest. Pisikene ihuliige siin kuskil peidus suus, eks ju. Aga see võib teha palju, oi kui palju, on ju. Ta võrdleb siin hobusega või siis nende suitsetega, siis, mis pannakse hobusele suhu ja siis ratsanik või siis kes seal tõllas istub ja juhib seda hobust, siis temal on ohjad käes ja tema saab siis juhtida, et kuule hobune, ma tõmban siit, mine nüüd sinna. Ma tõmban siit, mine nüüd sinna. Või siis mine otse. Ehk siis hobust juhitakse suu kaudu, kujutad ette. Täpselt samamoodi ka meil on keel suus ja see juhib meie elu. Eestlane ütleb, et nii nagu Jumal juhatab. Jah, nii nagu Jumal juhatab, aga ka nii nagu sina ütled. Eestlane on selle lausa maha teinud tegelikult. Kui öeldakse, et nii nagu Jumal juhatab, siis umbes, et ta ei tea ise ka, mis ta teeb. Nii ei saa olla. Kui Jumal juhatab, siis Jumal teab väga hästi, mida ta teeb. Sinu osa on kuuletuda Jumala juhtimisele. Ehk siis oma keelega sa saad kontrollida oma tujusid, oma himusid, oma laiskust, igasuguseid muid asju. Sa saad kontrollida, mida sa suust välja ajad, kui nii tohib öelda. Siis võrdleb Jaakobus seda ka laevaga ja tüüriga. Laevatüüriga, jah. Ta ütleb, et laev võib olla aetud siia-sinna tormituultest näiteks. Ja need tormituuled võiksid siinkohal tähistada siis meie eluraskusi, pingeid, seda, mis toimub poliitikas, mis toimub majanduses, umbes, et need on siis need tormituuled, mis justkui võivad ajada meie elulaeva siia-sinna. Stopp. Tüür on sinu käes. Laevarool, laevatüür on sinu käes. See on sinu keel. See on sinu keel. Ehk siis meie suunda määravad meie sõnad. Meie suuna määravad meie sõnad. Mitte see, et ei me tea, mis homme elu meile toob. Siuke laul on ka kuskil olemas. Ära laula seda. Sa tead, sa oskad seda määrata. Sest et sinu suus on see väikene, aga võimas tööriist, keel. Kasuta oma sõnu targasti. Räägi Jumala sõnu. Räägi seda, mida Jumal räägib. Sest kui sa räägid tormi endale kogu aeg, see ei õnnestu. Ja too ei õnnestu. Ja oi, ma ikka ei suuda. Ja oi, ikka siit valutab ja sealt valutab. Valutab. Aga Jumal on sinu ravija. Räägi seda. Jumal on minu ravija. Jumal toob mulle tervise. Jumal annab mulle jõu. Jumala käest tuleb mulle pääste. Rõõm issandas on minu tugevus. Räägi Jumala sõnu. On ju? Sest et kui sa räägid endale tormi, siis sinu elus ongi torm. Ja mitte kedagi sa selles süüdistada ei saa, kui ainult oma keelt. Kui sa räägid Kristuse sõnu, siis sellega sa räägid endale õnnistust. Sellega sa oled teel õnnistuste territooriumile. Siin samas kirjakohas ütles Jaakobus ka seda, et kui inimene ei eksi oma suusõnades, siis ta on täiuslik. On meist siin keegi, kes ei eksi oma suusõnades? Kaasa arvatud mina kätt ei tõstaks.
Sest et meist keegi ei ole veel jõudnud selle täiuseni, kus me oleme täielikult välja arenenud, kus me oleme täiesti küpsed, kus me võime öelda, et ei, mina oma suusõnadega ei eksi, mina oma tegudega ei eksi, mina oma mõtetega ei eksi. Me oleme sinna teel. Me oleme teel selle poole, et saada Kristuse näo ja kuju sarnaseks, aga me oleme ikka veel eksimas. Kui me oleme juba täiuslikud, üldse ei eksi, siis see näitab seda, et me oleme küpsed ja me teame, kuidas kasutada oma sõnu. See, et me teame piiblit peast või et me teame enamjaolt kirjakohti peast, see ei näita veel midagi. Tead, mis näitab midagi? Näitab see, kui me oskame kasutada neid kirjakohti õigesti, kui me rakendame neid kirjakohti. Mitte lihtsalt ei tsiteeri neid, see on jutlus mulle endale, et ma võin siin jutlustada ja pärast ma astun siit välja ja hakkan tegutsema hoopis vastupidi. See on lausa Jumala teotamine, kui ma niimoodi teeksin, aga püha vaim andku meile kõigile jõudu, et meie sõnad ja meie teod käiksid kooskõlas. Niisiis, tänasel emakeelepäeval, mis on ilus päev, päike ka paistab, me mitte lihtsalt ei tähista seda, et meil on ilus grammatika, keeruline grammatika, millest välismaalased aru ei saa, las ta olla, vaid me tähistame seda keelt, mis Jumal on meile andnud ja võimekust seda õigesti majandada. Me peame seda õigesti majandama, sest see on and meile. Aga kui meie suust tulevad nii-öelda tühjad sõnad, tegelikult ükski sõna ei ole tühi, ta kannab endas kas negatiivsust või siis positiivsust. Ükski sõna ei ole tühi tegelikult. Kui me kasutame oma sõnu õigesti, siis need võivad saada relvadeks meie suus. Relvadeks vastavalt sellele, kuidas me neid kasutame, kas õigesti või siis valesti. Nüüd Piibel räägib väga-väga palju sellest, kuidas oma sõnu kasutada, kuidas oma keelt kasutada. Ja õpetussõnades eriti on väga palju juhiseid selle kohta. Nüüd meie asi on neid juhiseid järgida. Vaatame mõningaid neist. Mul on sulle 4 sellist filtrit, millest võiks oma sõnad läbi lasta, enne kui me need välja laseme suust. Esiteks, õpetussõnad 12.18 ütleb, mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid, aga tarkade keel on terviseks. Ehk siis vahest nagu tahaks ikka öelda, et sina oled selline ja selline, kuidas, vahest ikka tahaks. Need sõnad on nagu mõõgapisted. Kujutad ette, sul on mõõg käe, siis sa lähed pam, pam, pam. Kujutad ette, kuidas teine inimene ennast tunneb sinu sõnade peale. Sa haavad teda. On ju? Ja siis, kui sa oled avastanud, et jah, et oih, ma tegin sul haiget, anna andeks, siis kahjuks lihtsalt see anna andeks ei tervenda kohe neid haavu, mis sa tekitasid teisele. Sellepärast ma panin siia, me ei kiirusta oma sõnu välja paiskama. Ärme kiirusta oma sõnadega. Kaasa arvatud mina, ärme kiirusta oma sõnadega, vahest nagu tahaks. Kohe panna niimoodi, et vähe ei ole. See ei ole Jumalast. Me ei kiirusta oma sõnu välja paiskama. Me ootame õigeid sõnu Jumala käest. Eks? Teiseks, me võiksime oma sõnu valida. Õpetussõnad 15.28 ütleb, õige süda mõtleb, mida vastata, aga õelate suu purskab kurjust. Kui sa vaatad laiendatud tõlget, siis siin ta ütleb tegelikult, et õige süda lausa uurib tegelikult läbi, nagu analüüsib, mida vastata. Analüüs võtab aega. Muusikakoolis paluti meil koorijuhtidel analüüsida neid lugusid, mida me parasjagu juhatame, mida me õpime parasjagu. Ja siis tuli ikka kirjutada ikka päris pikk analüüs selle kohta.
et mida miski hääl teeb ja kuhu mingi hääl liigub parasjagu ja kuidas see üldse on ja kes selle kirjutas ja kust see pärit on. Päris pikka aega võttis see, et kellelegi ei meeldinud neid analüüse kirjutada, aga meie peaksime analüüsima seda, mis meie suust välja tuleb. Ehk siis see ütleb ka seda, et meil peaks olema selline nagu vaimne raamatukogu, kust tulevad kõik need sõnad, eks ju. Et nagu ma ütlesin, siis meie igapäevane sõnade maht on umbes 54 trükitud lehekülge. Nüüd me peaksime mõtlema enne, kui me need leheküljed nii-öelda trükime, kas need on ka toimetatud leheküljed, kas seal on kõik korrigeeritud, kas seal on kõik hea, kas seal on õnnistavad sõnad või on midagi muud. Et enne kui me midagi suust välja ütleme, me mõtleme, kas see on õnnistuseks, kas see on tõene, issandas, kas see on hea. Iga sõna olgu kulda väärt, iga meie sõna on nagu kulla hinnaga ostetud, eks ju. Me võiksime niimoodi mõelda oma kõnest. Kolmandaks, meil on siin õpetussõnad 15.1, ütleb, rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Rahulik vastus vaigistab raevu. Räägime rahulikult. Rahuneme maha. Jah? Sest et rahulik hääle toon on ka miski, mis tegelikult avaldab omakorda mõju teisele inimesele, isegi kui inimene on nagu viha täis sinu peale. Kui sina räägid rahulikult temaga, siis see tegelikult muudab tema sisemust, tema olemust parasjagu või isegi võib-olla tema tuju. Ehk siis Piibel ütleb, et selline rahulik vastus on nagu rahurelv lausa. See on rahurelv. Et praegu 21. sajandil meie modernses kultuuris me tahame kõike kiiresti. Meil on vaja väga kiiresti rääkida, väga kiiresti kõike teha, kiiresti minna, kiiresti tulla. Jõuad tõusta ja vaatad, oi, päike ja loojus juba peaks magama minema. On ju? Kõike nii kiiresti. Ja meile õpetatakse ka seda, et mida kõvemini räägid, seda rohkem sa peale jääd. Kas sa pead alati peale jääma? Kas sa pead alati kõige kõvemini rääkima? Sest Jumal ütleb, et vaikne sõna, rahulik sõna on rahurelv. Vaikne ja rahulik sõna on rahurelv. See võib isegi inimese nagu rajalt natuke maha tõmmata. Miks sa nii rahulikult räägid? Miks sa minu peale ei karju? Ta ei ütle seda, aga ta mõtleb seda. Selle vaikse sõnaga, rahuliku meelega, rahuliku kõnega võid see inimese natuke rajalt maha tõmmata, et ta natuke ise maha rahuneks. On ju? Me ei pea alati isegi kaitsma oma sõnu kogu aeg. See, mida mina ütlesin, ikka see on õige. Kas sa aru ei saa või? Sa ei pea kogu aeg ennast kaitsma. Rahune maha. Lase pühal vaimul seda teha tööd teiste sees, sinu rahulike sõnade läbi. 4. Me räägime sobival ajal. Õpetussõnad 25.11 ütleb, õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaaknal. No näed, kui ilus. Kuldõunad hõbevaaknal. Õigel ajal räägitud sõnad. Ehk siis ajastus on väga, väga oluline, millal sa midagi ütled. Võib-olla sa räägid õigeid asju, aga kui sa neid valel ajal räägid, no see ei kõlba kuskile. Näiteks, kui sinu sõber, ütleme, on sooritanud mingisuguse eksami koolis või kontrolltöö, aga tuleb välja,
et ta kukkus sellest läbi, et see asi läks nurja, ta sai 2, mis iganes, ta sai F-i ülikoolis. Ja siis sa kukud talle kohe ütlema, et tead, mul on üks selline õpik, kus räägitakse, et kuidas see või teine või 3. asi käib ja see räägib väga lihtsalt, väga imeliselt. Sa tuled talle seda rääkima pärast seda, kui ta just pani kõik mööda ja eksam läks nurja ja natukene vale aeg. Ta tunneb ennast halvasti see juures, kui sa talle hakkad nina peale huuruma, et näed, aga mul on see õpik, siis ta küsib su käest, kus sa varem olid. On ju? Et lase tal natukene maha rahuneda näiteks. Selle näite puhul võiks öelda seda, et lase paar nädalat mööda minna ja siis ütle, kuule, lähme kohvile. Ja siis seal kohvi joomise käigus võid sa öelda, et tead, mul on siin see õpik, näed, mina olen seda kasutanud, ma soovitan sulle ka. Siis see läheb palju paremini peale, siis sinu sõnad on nagu kuldõunad hõbe vaagnal. Et kui see nõuanne on hea, aga veits valel ajal, siis sellest ei ole kasu. Peaksime vaatama, millal ja kuidas. Sellepärast, et õige aeg, õige ajastus annab meie sõnadele kuldväärtuse. Siis need on nagu kuldõunad hõbe vaagnal. Ja? Aga nagu Jaakobus ütleb, siis tegelikult me ei saa taltsutada oma keelt pelgalt oma enda tahtest, oma tahtejõust. See on võimatu. Sellepärast ta ütleb tegelikult, et me peaksime Jumalale alistuma. Ainus viis, kuidas meie keel oleks ohjatud ja taltsutatud, on see, kui me alistame selle Jumalale. Roomlastele 6. peatükis on öeldud, et me peaksime alistama Jumalale absoluutselt kogu oma ihu, kõik oma ihuliikmed, sealhulgas selle väikese siin, keel peab olema ka alistatud Jumalale. Ja Jaakobus ütleb samamoodi ka seda, et alistuge Jumalale, siis pange vastu kuradile ja siis ta põgeneb teie eest. Ehk siis me peame kogu oma olemusega olema alistatud Jumalale, meie sõnad, alustades meie mõtetest, tegelikult meie sõnad, meie teod, kogu meie käitumine, kogu meie olemus olgu alistatud Jumalale. Ehk siis täna me tähistame kaunist emakeelepäeva. See on eestlaste uhkus mingis mõttes, et meil on oma keel. Meil on päris oma keel. Kiitus Jumalale selle eest, et me saame seda vabalt rääkida. Kiitus Jumalale selle ilusa kõla eest. Nagu ma ütlesin, siis legendi järgi võitis eesti keel nagu esimese koha keelekauniduse poolest ja ta võitis seda selle lausega sõida tasa üle silla. Et see paneb kokku kõik need kaunid häälikud, mis on eesti keeles. Ja me võiksime kasutada seda kaunist keelt õigesti oma suus. Me peaksime seda kasutama Jumala austamiseks. Nii et täna otsustagem, et me alistame oma keele Jumalale. Iga sõna, mis lähtub meie suust, olgu Jumalale austuseks. Tõstku kõrgeks Jumala nime. Ja laskem oma sõnad läbi nendest 4 filtrist, millest ma just rääkisin. Eks ole, et me räägime rahulikult. Me mõtleme läbi, me analüüsime, me nii-öelda toimetame oma sõnad ära. Nagu raamatuid toimetatakse keeleliselt, nii me võiksime ka toimetada seda, mis meie suust tuleb. Et mõelda, stopp, kas ma ikka ütlen selle välja või pigem siis äkki mitte. Või ma muudan seda niimoodi, et see ei haavaks teist inimest. Ja ma ütlen seda õigel ajal, ma ei kiirusta oma sõnadega. Nii et mõtelgem täna kaunil emakeele päeval, kuidas me oma keelt kasutame. Ja iga meie sõna olgu austuseks Jumalale. Issand, me täname sind. Me täname sind selle kauni keele eest, mis sa oled meile andnud.
tänu sulle, issand, eesti keele eest, tänu sulle meie keele eest ja me täname sind, issand, et sina oled meile ka võimekuse kasutada seda õigesti, et me ei eksi kõnes, me kasvame selle poole, issand, me tahame jõuda küpsusesse, kus me ei eksi keeles, kus me ei eksi oma sõnades, kus meie sõnad on üles tõstvad, üles ehitavad, kus meie sõnad ei suru teisi alla, vaid meie sõnad tõstavad üles, julgustavad. Tänu sulle, issand, tänu sulle, õnnista igat ühte ja aita meil kasutada oma keelt sinu austuseks. Kiitus sulle, issand, Jeesuse nimel. Amen. Head emakeelepäeva!